nüüd 1,5 aastat tagasi, märtsis eelmine aasta Eestis liikmetele füüsiliselt kohtusime ja tutvustasime plaani kaaluda Eestis väikemoodulreaktori arendamist. Et tänaseks oleme tööd edasi teinud ja palun luba mul ekraani jagada. Ja oleme targemaks saanud ja mõned sammud ka edasi astunud ja mina nagu tutvustaks meie nagu üldist tegevust ja mõndasid uusi teadmisi ja nagu mõndasid edusamme ja Allan Vraager, meie siis soojustehnika insener, tutvustab ühte konkreetset analüüsi, mida tema koostöös Merko, Hitachi, Estanki ja ühe Saksa tehnoloogiapakkujaga tegi, mis puudutab kaugkütte ja tööstusauru tarnimist. Et meie asutajateks on siis põhiliselt tuumaenergia valdkonna pädevusega inimesed, kes KTH-s hariduse omandasid, pluss mina ja Sandor Liive ja Mait Münter, kes on nagu ettevõtluskogemusega. Ja tänaseks on meil nagu töölepinguga või optsioonilepinguga tööl meil 4 inimest. Ja meil on koostöölepped allkirjastatud ja tegevuses mitme oluliste partneriga. Et miks me sellega tegeleme? Et see kliimamuutus on nagu väga reaalne asi. Et kuumarekordid sel aastal on väga mitmetes kohtades olnud reaalsus. On ulatuslikud metsatulekahjud Californias, rekordtemperatuurid ja on täiesti kindel, et paremaks nagu eriti minema ei hakka. Vastupidi, läheb hullemaks. Ja tänaste CO2 juba olemasolevate kontsentratsioonide põhjal võib 90% kindlusega öelda, et merevee taseme tõus 2001. sajandi lõpuks saab olema 1,1 meetrit. Ja klimaatilised muutused saavad olema nagu märkimisväärsed. Ja ebatõenäoline tundub, et on 1,5 kraadise temperatuuri tõusu pidurdamine. Arvestada tuleb, et CO2 molekuli atmosfääriline residentsaeg on 30–40 000 aastat. Nii et meie nagu faktuaalne iga-aastane tegevus kätkeb endas ainult selle kontsentratsioonitaseme tõusu pidurdamist. Aga ka see on väga oluline, sest nagu lõplik merevee taseme tõus, nagu võib-olla te meedias tähele pannud või lugenud, et kui toimuks kogu igikeelsade sulamine, liustike sulamine, siis on 60 meetrit. Ja on ka selline vahetum, väike selline mikroskaalal muutus, et tõesti Eesti elektritootmine CO2 hinna tõusu tõttu on vähenenud oluliselt 2019. aastal. Ja arvestades diskussioone, et ambitsioonitase tõsta 60% peale, et see CO2 hinnataseme tõus saab olema kindlasti veel suurem kui siin all tabelis, mis on esitatud Eesti Energia kliimakavaga komisjonile. Et pigem 2030 me juba jõuame 40 euroni tonnist. Samuti ei ole muutumatu faktoloogia, et tuuleenergia tootmine on väga heitlik nii päevasiseselt kui ka tunnipõhiselt ja ei suuda tagada varustuskindlust. Samuti on täiesti ilmseks saanud lähema 1,5 aasta jooksul, et juhitavate tootmisvõimsuste vähenemine Põhja-Euroopas saab olema järgmised 5 aastat väga märkimisväärne. Ja see, mis vastas tõele viimased 5 ja 10 aastat,
et Skandinaavia nagu hüdroenergia tagas meile ja tuumaenergia tagas varustuskindlust ja me saime niimoodi freeride'i kasutada selle pealt. Ei saa vastama enam peale seda, kui valmivad väga võimsad ülekandeliinid 1400 megavatti Norrast nii Saksamaale kui Suurbritanniasse ja Taanist Suurbritanniasse. Norra ühendab kõik enda naftaväljad maismaa võrguga selleks, et alandada energia jalajälge. Samal ajal ja siis meid mõjutab see, et 2025. aasta lõpul me desünkroniseerime Valgevene ja Vene elektrisüsteemist, kus eelmisel aastal import kokku moodustas 7,1 teravatt-tundi, 6,1 teravatt-tundi. Ja samal ajal me jätkavalt ka ekspordime Poolasse, kus süsinikintensiivsus kogu süsteemis on veel suurem kui Baltikumis tervikuna, mis määrab siis seda, kus suunas elekter liigub. Soome ja Rootsist import järelikult peab oluliselt kasvama, sest juhitavaid tootmisvõimsusi Baltikumi nagu nähtavas ajaperspektiivis juurde ei tule. Väga küsitav on ka see, et kui palju tegelikult siis ka juhitamatuid tootmisvõimsusi lisandub. Et suurema CO2 hinna keskkonnas on ilmne, et mõlekivi konkurentsipositsioon ka võrreldes maagaasiga nõrgeneb. Maagaas täna on nagu võrdlemisi väga odav, ajalooliselt üks odavamaid, kuid on kaheldav, kas see on jätkusuutlik. Kindlasti koostootmise mahud kasvavad, ka tuuleenergia mahud kasvavad, aga on vähetõenäoline, et väga kiiresti. Hüdroenergia suurt kasvu ei ole näha. Et meie nagu nägemus oleks see, et on vaja nii tuule kui päikseenergia tootmise kiiret kasvu, kuid juhitavad tootmisvõimsust peaks olema ka ikkagi portfellis vähemalt kolmandik süsinikuvaba. Nii et meie eesmärk oleks see, et 2040. oleks 10 teravatt-tundi Baltikumi 30+ teravatt-tundi tarbimisest tuumaenergiast. Ja tõepoolest, et tuumaenergia on kõige ohutum energiaallikas, isegi võrreldes bioenergia ja päikseenergia ja tuuleenergiaga, sest jagatuna siis hukkunud tootmisvõimsuse kohta, toodetud energia kohta. Et ainuke nagu avarii, kus on hukkunud tuumaenergia tõttu, on siis seesama Tšernobõl, milliseid tüübilisi reaktoreid läänemaailmas ei evita ja ka Vene Föderatsioon seda tüüpi reaktorid jätkupidevalt sulgeb Leningradis ja teistes asukohtades. Ja nii tuuma ja tuule ja päikseenergia elutsükli CO2 heide arvestatuna IPCC järgi on ühtlaselt madal, arvestuslikult seal 12–16 grammi kilovatti kohta, samas kui gaasi puhul on see, maagaasi põletamisel on see 490. Kusjuures see 490 ei arvesta metaani emissiooni ja teadupoolest Euroopa Liit pöörab metaanile kasvavat tähelepanu. Et ma ei hakka nagu pikemalt detaili minema, aga Fermi-energia töö nagu et selgitada, et väikereaktorid on ametlikult Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ja ka Suurbritannias arendamisel ja ametlikult litsenseerimisel. See on leidnud arusaama ja ettevalmistatud ministeeriumite vaheline memorandum, mis annaks mandaadi valitsuse töörühma moodustamiseks tuumaenergia kaalumiseks. Et selle kohta uudised võib lugeda juulikuust. Aga arusaadavalt valitsus on olnud väga hõivatud eelarve menetluse ja see nädal siis teiste küsimustega, et seda eelnõud menetleda, sest teame, et eelnõude süsteemis on veel kümneid küsimusi, mis ootavad valitsuse tähelepanu. Meil on hea meel, et avalikkus on avatud
et kaaluda esialgu väikse moodulreaktori kasutamist Eestis varustuskindluse tagamiseks. Et me juba eelmise aasta aprillist tegime esimese arvamusküsitluse, valimiga seal 1300 Emori poolt järjepidevalt sama metodoloogia alusel küsitud, et oktoobris oli see 54% toetus ja see aasta on 58%. Et raske on ka oodata, et nii keerulisel teemal see toetus saaks olema oluliselt kõrgem. Et ma arvan, et see üle 55% nivoo on ka juba päris hea ja tõepoolest järgmised aastad me tegeleme ainult kaalumisega. Et seni eelmisel aastal tegime sellise esmase teostatavuse analüüsi, mille me avaldasime enda aastakonverentsil jaanuaris ja on ka avalik meie veebis, allalaetav kätkesse, milline on kütusetsükkel, millised on tehnilised valikud, millist inimvõimekust meil on vaja, milline on loamenetlusprotseduur ja mitmeid elemente veel. Et see aasta me keskendume nagu hästi olulistele uuringutele. Et number 1 on loamenetlusmudel, et kuidas kasutada päritoluriigi ohutushinnangu raportit Eestis potentsiaalses loamenetlusprotseduuris ja teeme seda tööd koostöös Fortumiga. 100 lehekülge aruannet on juba valmis. Ehitusaega, väikereaktori ehitusaega analüüsib Rootsi ettevõtte Vattenfall. Asukohtade välistusanalüüsi teeme koostöös Belgia inseneriettevõttega Tractebel ja kodumaise Steigeriga. Et see on välistusanalüüs, et see ei ütle, et milline on kõige parem koht, et kõige parem koht selgub ainult riikliku eriplaneeringu käigus. Kundas analüüsime siis seda kaugkütte tööstusauru ja otseliiniga elektrienergia tarne teostatavust ja seda Allan tutvustab. Ja eelmine nädal allkirjastasin lepingu, et teha eeluuring deep isolation ehk et süvapuuraukudes kasutatud tuumkütuse lõppladestuse teostatavuse kohta, arvestades Eesti geoloogiat, siis sellise ettevõttega nagu deep isolation. Ja meil on terve rida muid töid veel, mis on tegemisel, mida me ka kõik oma põhimõttelises sisus avaldame järgmise aasta 9. veebruaril Kultuurikatlas toimuval konverentsil, kuhu on paljud inimesed kutsutud. Ja koostööleppe on meil siis KBFI-ga uurimisteemal väikereaktorite kaitsevööndid ja nagu see tees on see, et kaasaegsed väikereaktorid ei vaja kaitsevööndid, mis ulatuks väljaspoole jaama turvaperimeetrit ehk et ei ole vaja planeerida, et on arvutuslikult ja modelleerimisega tõendatud, et ka beyond design event ehk et siis ette nähtud avariisündmustest halvemate avariistsenaariumite korral kiirgusaine heide on nii väike, et avariiplaneerimistsoon või siis kaitsevöönd ei ole praktiliselt vajalik. Oleme koostamas raamatut, oleme koostamas Eesti Keele Instituudiga lepingu alusel terminoloogia koostamist. Õppeaine on loodetavasti tuleb järgmise aasta kevadel TTÜ-s. Oleme teinud koolitused, meil toimus suvekool, kus oli 80 inimest registreeris, valisime 24 neist parimat välja ja 6. novembril toimub meil juba järgmine sügiskool, kus on 20 inimest registreerinud. Et teeme nagu personali ettevalmistamise koolitusega aktiivselt ja teeme teavitustööd, et Allan on siin meil üks põhiline inimene. Nüüd räägin lühidalt, et mis on meie uued teadmised meie töö käigus ja sellisest praktikast. Et number 1 on see, et mis on nagu mingis mõttes kahju öelda, et Euroopas sellel kümnendil läbib loamenetluse ja on investeeritavad ainult väiksed kergveereaktorid. Nii et kui me eelmine aasta alustasime suure huviga sulasoovreaktorite vastu, siis tuleb tunnistada, et Euroopa Liidus aastakümneid on investeeringud riigi poolt teadus- ja arendustegevusse
ja järelikult ka akadeemilisse võimekusse ja loamenetlusvõimekusse olnud nii palju nõrgemad võrreldes Põhja-Ameerikaga ja Suurbritanniaga tuleks lisada, et seda võimekust mitte veereaktoreid menetleda, reguleerida ei ole. Ja ei ole ka Euroopa energiaettevõtete valmisolekut ja võimet mõista mitte veereaktorite tehnoloogiat sellise tõsiselt võetavusega, et olla valmis nendesse investeerima. Et see on reaalsus. Number 2, et me oleme samas meil väga hea meel, et mitmed Euroopa energiaettevõtted on tõsiselt huvitatud koostööst Fermi Energiaga. Meil on mõned koostöömemorandumid allkirjastatud, täpsemalt 3 tükki selle aasta jaanuaris ja me töötame praegu järgmise etapi koostöölepete vormistamise kallal. On väga tihe konkurents erinevate tehnoloogia arendajate vahel riiklikule arendusrahastusele Suurbritannias, Ameerikas ja Kanadas. Et eelmisel nädal just tehti teatavaks 2 rahastust Ameerikas, 2 reaktoriarendajat sai kumbki $80 miljonit, millele nad ise peavad panema $80 miljonit vastu ja teiseks sai finantseeringu $1,3 miljardit, üks väikereaktorit, kuidas öelda, ehitada kavatsev ettevõte, mitte arendaja, vaid ehitada kavatsev ettevõte ning Kanadas sai €20 miljonit selline ettevõte nagu Terrestrial Energy, mis teeb solar-reaktorit. Nüüd nagu ütlesin juba, et USA on tõsiselt sinna valdkonda raha panemas, sest nad teavad, et nad on Venemaast ja Hiinast tuumaenergeetikas pikalt maas. Kui sul ei ole enda riigi territooriumil referentsjaama, siis sul ei ole võimalik seda tehnoloogiat tegelikult müüa. Ja mis on veel märkimisväärne, et selle aasta juulis Ameerika ekspordifinantseerimispank Development Finance Corporation muutis enda senist poliitikat peale poliitilisi signaale, et nüüd nad on valmis ka finantseerima tuumaenergia arendusprojekte. Poolas täna tuli teadaanne, Rumeenias allkirjastati eelmine nädal miljardite eurodega ja intressimääraga 1,22. Sama suund on ka Suurbritannias. Kui vaadata, et Hinkley Point C, mis on praegu ehituses 2 EPR reaktorit, 60% kogu kapitalikulust, kogu nagu siis investeeringust moodustab intressikulu, kus weighted average cost of capital on 9%. Ja siis on ilmne, et intressimääral on äärmine tähtsus. Ja intressimäärade allaviimine ja rohelised võlakirjad ja riiklikud toetused on olnud mehhanism, millega ka taastuvenergia investeeringute intressimäär on nii palju alla viidud, et see on üks põhiline faktoreid, miks taastuvenergia investeeringute kulu kokkuvõttes on alanenud. Hea näide on Tšehhi riigi otsus anda Duhovani teise tuumajaama rajamiseks laenu 0% intressimääraga. Ainult ehitusajaks. Ja fundamentaalselt vaadates Euroopat, siis väikereaktoritel on väga suur turupotentsiaal, kui kaalutud keskmine elektri hind, oma hind on piirkonnas 40–45 eurot megavatt-tund. Mis on see suund, kuhu väikereaktorid sihivad. Ja paistab, et Euroopas see CO2 hind seal piirkonnas 2030–35 peab jõudma hinnatasemeni 50 eurot tonnist, millel on ilmselt tagajärjed nii tahke fossiilse kütuse kasutamisel kui ka maagaasi kasutamisel. Et siin on üks nagu selline arvutustabel MTO-des million tons of oil equivalent, et 2018-17 on siin faktiline, 2020 nagu pigem prognoos, et kuidas erinevad kütused primaarenergias muutuvad. Ja 2050 soovides saavutada süsinikneutraalsust on ilmne,
et kõik maagaasi põletamine peab toimuma süsinikpüüdega, mis omakorda nõuab tänaste teadmiste põhjal vähemalt hinnataset 80–70 eurot megavatt-tunnist. Kuid omakorda, kuna vesinikku tahetakse muuta konkurentsivõimeliseks maagaasist toodetavast, rohevesiniku konkurentsivõimeliseks maagaasist toodetavast vesinikust, siis ka selle jaoks peab olema CO2 hind vähemalt hinnanguliselt 70–90 eurot tonnist. Ja see hinnasignaal peaks olema juba kohal 2040. aastaks, et tehtaks suuremahulised investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse või siis süsinikpüüde seadmetesse ja vajalikku taristusse selleks, et 2050. aastaks usutavalt süsinikneutraalsus saavutada. Nii et kõike arvestades tuumaenergial on tugev potentsiaal omada märkimisväärset kaalu ja just väikereaktorite näol. Vot, et puhast energiat on vaja iga ilmaga ja mõistliku hinnaga, ilma subsideerimata. See on see, mida me Fermi-Energias teeme. Et ma nüüd võtaks mõned küsimused ja siis annaks sõna Allanile. Jah. Sul on seal chatis on küsimus, vaata. Okei, vabandust. On sul chat lahti? Ma siin müran selle süsteemiga. Kohe? Nii, jah. Tere. Kopa saab maasse lüüa siis, kui on ehitusluba kätte saadud. Meie strateegia on algusest peale olnud see, et ehitusluba saame taotlema hakata siis peale seda, kui on Eestis olemas selleks regulatiivne võimekus, loamenetlus on ja on kehtestatud eriplaneering ja esimene omatüübiline on kas Ameerika Ühendriikides või Kanadas või Suurbritannias juba valminud. Ja parima teadmise järgi peaks juhtuma 2027–2028. Nii et kui me jõuame loa taotluse esitada 2028. aastal ja loamenetlus läbitaks 12 kuuga, siis parimal juhul kuskil 2029 lõpus või 2030, kui finantseerimisotsused ja ülejäänud lõplikud investeerimisotsused langevad kiiresti ja ettevalmistus on tehtud, siis ütleme, et 2029–2030 võiks see olla reaalne. Kiirgusoht on väga tagasihoidlik tegelike tuumajaamade puhul, mitte Simpsoni filmides. Euroopas töötavad 107 tuumajaama, võib-olla nüüd juba vähem. Soome Loviisa ja Olkiluoto jaamade mõõtmisandmed aastakümnete jooksul ei tõenda mitte mingisugust taustfooni tõusu ja kõik sellega seotud mured ja hirmud on sarnased minu 5-aastase tütre hirmuga kurja hundi ees. Me räägime väikereaktorite puhul on see nimivõimsus 300 megavatti elektrilist, mille puhul nagu siis IAEA klassifitseerib väikereaktoriteks. Et see on hästi lihtne vastus. Ei, vaadake, fusiooni puhul meil toimub tuumade ühenemine deuteeriumi ja triitiumi puhul temperatuuril 10 miljonit kraadi. Ja selleks, et seda plasmat kontrollida, on vajalik ülijuhtide töötemperatuur -270 kraadi. No üldiselt, et suhteliselt absoluutse nulli lähedal. Nii et hoida neid temperatuuri erinevusi mõnemeetrise vahega. Selle tagajärg on väga suur energiakulu ja ma ei näe, et mitte kunagi tuumafusioon saavutaks sellist energiaefektiivsust, mida supernova plahvatuse tagajärjel kokku surutud raskete aatomituumade
pooleks lõhkumise käigus on võimalik saada. Meil tegelikult uue generatsiooni reaktorid ennekõike tähendavad siis võimalikult ohutud reaktorid. Ja tegelikult tuumaenergeetikas ohutus ei tähenda seda, et sul peab ilmtingimata olema 5., 6. või 7. generatsioon. Tegelikult ohutust annab, nagu ka lennukite puhul, ennekõike kasutuskogemus. Nii et ohutum isegi on rakendada olemasolevat tehnoloogiat, mille väljaõppekogemus, käidukogemus, regulatiivne kogemus ja tarneahela kogemus, teadmine materjalidest, nende materjalide käitumisest ja ka kütusetsükli kogemus on tegelikult teada. Et arvestades tuumaenergeetika nagu terviklikkust, siis mina väidan, et just see muudabki nagu hästi keeruliseks tegelikult ka siis sulasooltehnoloogia või siis või ka gaasireaktorite nagu rakendamise, et sul peab olema kogu nagu selle väljaõppe, tarneahel, regulatiivne pool, ja siis investor julgus, investor teadlikkus, kõik see peab olemas olema. Ja minu arusaam on see, et seda on võimalik tekitada ainult väga massiivse riikliku toega. Ma ei näe, et Euroopa Liidus sellist massiivset riiklikku tuge tekiks. Nii et vastus on see, et kergveereaktorid töötavad, nii surveveereaktorid Lovisas kui ka Rootsis, GV-reaktorid, Põhjamaade põhilised tööhobused ja need on usaldusväärne tehnoloogia, millesse tänased tuumaenergia ettevõtted on valmis ja julgevad investeerida. Väga hea küsimus, et palju meil läheb Eestis vaja eksperte, et see ära teha. Alguses vähe, pärast rohkem on vastus. Et me teame, et ühe jaama personal on 75 töötajat. Nendest küll vaid 10-15 on sellised, kes peaksid olema tuumaenergia eriharidusega. Ja regulaatoris Sloveenias, kus on regulaator teostab järelevalvet ühe 800 megavatise surveveereaktori üle, on 35 töötajat, kellest valdav osa on kiiruskaitsespetsialistid. Eestis on Keskkonnaametis kiiruskaitseosakond, kus on minu arust 6+12 inimest, kes enamus on kiiruskaitse inimesed. Et see mulje, mis on võib-olla jäänud tuumaenergeetika seoses, et on 100 kitlis inimesed, kes jooksevad ringi ja kõik näevad välja nagu Albert Einstein, et see ei vasta tõele. Et meil kindlasti on vaja ja väljakutse inimesi koolitada ja baasharidust anda, kuid senise kogemuse põhjal, et 4 eestlast läksid õppima KTH-sse ja 3 neist said doktorikraadid, see sobitub sellesse mustrisse, et meil on PISA skoor Euroopa kõrgeim ja selle teadmise põhjal on suhteliselt turvaline tunne, et me need inimesed õigeks ajaks nagu välja koolitame. Et sinna on veel mitu aastat minna, vaadates, milline on noorte inimeste huvi selle valdkonna vastu, siis usun, et see on tehtav, aga see vajab nagu sihikindlat tööd ja meie ettevõttes vastutab selle valdkonna eest Henri Ormus. Meil ei ole vaja ainult ühte reaktorit, et vaadates Eestit ja Baltikumi, siis nagu minu tabel näitas ka, et meil on täna juba defitsiit reaalne üle 10 teravatt-tunni. Kui palju tuleb tegelikult meretuuleparki, kui paljud need tuulepargid jäävad unistuseks, see on nagu ebaselge. Et mis on selge täiesti on see, et juhitavat tootmisvõimsust on tegelikult vaja lisaks juhitamatule tootmisvõimsusele. Nii et arvestades ka, et kui palju me saame Soomest ja Rootsist tegelikult 2030 pluss importida, arvestades, et seal ka nõudlus kasvab, et me näeme, et nõudlus on turul kindlasti 3
tootmisseadme 300 megavatti järgi, võib-olla ka 4 vastu, et milliseks elektrifitseerimine transpordis ja soojuses saab olema lähemad 10-15 aastat, saab olema väga huvitav, aga tundub, et see nõudlus on olemas turul. Reguleeritavusest, et reaalsuses tuumaelektrijaamu on võimalik alla reguleerida, praktikas seda tegelikult ei tehta, et tuumaenergia on turul hinnavõtja, tutvudes nagu elektrikaubandusega. Ja tuumkütuse on jälle täitsa omaette valdkond, et see ei näe välja niimoodi, et sa ühe ettevõttega teed siis lepingu ja tema sulle teeb kõik. Reaalsus näeb välja niimoodi, et yellowcake'i, mis on siis rikastatud või eelrikastatud uraani maak, tähendab, et tegelik tuumaenergia ettevõte, Fortum näiteks, ostab turult ja tema omakorda paberil siis annab selle edasi rikastusettevõttele ja rikastamine on nüüd see osa, võib-olla olete Iraani ja Põhja-Koreaga uudistest kuulnud, mis on rahvusvaheliselt kõige kontrollitum, sest kui sa suudad rikastada uraani tema looduslikust seisundist 0,7% U235 seisundisse 4,7% U235, mis on see, mis läheb nagu reaktorisse, uraanoksiidi tase, siis põhimõtteliselt sa suudad ka seda rikastusastet viia sinna 90 juurde. Lihtsalt võtab rohkem kuid tsentrifuugide tööd aega ja siis sa saad relvamaterjali. Aga siis edasi sellest rikastatud materjalist juba toodetakse siis selle uraani pelletid ja kütuse koostid ja sellega tegelevad juba kolmas ettevõte. Ja siis lõpuks need kütuse kassetid tavalises konteineris tarnitakse kohale 20 tonni aastas ehk 3 kuupmeetrit vahetatakse välja ühes reaktoris ehk kolmandat kütusest vahetatakse välja. Et see on see protseduur. Kus jäätmeid hakatakse käitma? Täna just rääkisime sellest, et kui me valmistame siin planeeringuprotseduuriks, et siis me nii madal kui keskaktiivsete jäätmete, ehk et siis on see kitlid, töövahendid, igasugune selline mittekütuse materjal, et selle kohta teeme eraldi kirjelduse ja mahu analüüsi lähtuvalt erinevatest tehnoloogiatest. Ja kõikide materjalide jäätmine käitlemine toimub Eesti Vabariigi territooriumil lähtuvalt rahvusvahelisest praktikast, et mingit sellist naiivsust meil ei ole, et kasutada tuumkütust õnnestuks, ma ei tea, sokutada kuhugi ära. Üks variant on, et see, et kui meil on, et Prantsuse Vabariik on järjepidevalt teinud kasutatud tuumkütuse ümber või ütleme taaskasutamist, nii et kasutatakse seda plutooniumi uraani uue kütuse tootmisel, aga see on väärib eraldi analüüsi, et kas on otstarbekas, et vaadates Soome, Rootsi geoloogiat, teades, et me oleme sama Balti või Fennoskandi kilbi peal ja 200 meetri sügavusel meie jalge all siin Põhja-Eestis on kristalliinne aluskord, siis 1000 meetri sügavusse puursaukudesse lõppeladestamine on igati tehnoloogia, millega biosfääri mõju ei tohiks ulatuda. Allan räägib nüüd kohe sellest kaugküttest natukene. Võib-olla ma lõpetan või? Muidugi võiks mitu päeva teha veel, aga siis ma arvan, et muidu ma räägin kõik ära ja siis konverentsile polegi mõtet tulla. Okei, aitäh, et ta annaks sõna siis Allanile. Tere siis ka minu poolt, et Allan Vraager olen. Vaatame, kas ma saan enda selle slaidid ka ette. Nii. Niimoodi. Loodetavasti on nad nüüd siin näha. Nii. Ma suureks ei saa. Nüüd sai. Nii. Mina siis räägin teile soojuse tootmist väikeste moodulreaktoritega. Nimi Allan Vraager,
olen ka teie Eestise liige, soojusenergeetika insener ja töötan nüüd Fermi Energias, kus siis minu üks ülesannetest on teha igasuguseid inseneriarvutusi põhiliselt soojusenergeetika valdkonnas ja siis teine ülesanne on mul käia mööda Eesti koole ja meie noorsugu harida tuumaenergeetikas. Niimoodi. Laseme selle eest ära siit. Nii. Küttesoojuse tootmine soojuselektriaamas. Kui me võtame siis tuumaelektrijaam ja ka need väikesed moodulreaktorid on tegelikult soojuselektrijaamad. Ehk siis mida me toodame on kõigepealt soojus, millega me siis aurustame vett ja suure rõhu all vee saadame siis turbiini, kus ta töötab ja keerutab ringi generaatorit, kus siis toodetakse elekter. Järgi jääb siis suur kogus soojust, mis on madala potentsiaaliga, millega ei ole midagi suurt peale hakata ja see antakse siis ümbritsusse keskkonda, veekogu või õhk. Et kasvutegur siis parimatel jaamadel tõuseb sinna 50% kanti. Kui me räägime nüüd veereaktoritest, siis kaasaegsetest, siis seal on see kuskil nii parematel 35% sinna. Ja soojust on tarbekas siis toota mitte kohe sellest aurust, mis sealt reaktorist tuleb või soojusest, vaid ikka turbiini vahelt võttudest, et saada siis nii palju lasta aurul ära töödata ja elektrit toota kui võimalik ja siis täpselt sellist soojust kätte saada, temperatuuriga vett kätte saada, mida siis saaks võrku suunata. Kui me vaatame nüüd tuumajaama skeemi, see on nüüd ühe suure tuumajaama skeem, siis meil on tegu niiske-auruturbiinidega. Ehk need on veidi teistsugused kui tavalise sellise fossiilkütusel töötava soojuselektrijaama turbiiniga. Et meil on kõrgrõhuaste ja siis on madal rõhuastmeid ja neid on oluliselt rohkem. Vahepeal toimub auru kuivatamine, ülekuumendamine nagu kõik tavalistel elektrijaamades ja siis turbiini vahelt võttudest, mis asuvad siin madalrõhuastmes, siis õige temperatuuri juures võtame me välja selle auru, millega me siis suuname soojusvahetisse, kus me küttesüsteemi vee ette soojendame. Et nendest vahelt võetudest muidu võetakse neid vee eelsoojendamissoojusvahetisse auru. Ja tuumajaamas on niimoodi, et kuskil ainult veidi üle poole sellest aurust, mis siia alguses turbiini siseneb või ütleme reaktorist siis väljub või aurugeneraatorist jõuab tegelikult kondensaatorisse. Et igasugused vahelt võtud, aurukuivatid ja muud asjad võtavad enamuse sellest aurust poole peal välja. Ja kui võrrelda nüüd seda turbiiniprotsessi, siis siit see must joon on küllastusjoon, et väga paljus osas tuumajaama niiskeauruturbiin töötab niiskeauru piirkonnas võrreldes tavalise soojuselektrijaama turbiiniga. Seos sellega kasvutegurid ka veidi väiksemad nii turbiinil kui tsüklil üldiselt, aga viimastel aastatel on väga palju tehtud, et selle kasvutegurit ka tõsta ja väga paljud vanad jaamad on oma turbiine uuendanud ja saanud sama reaktoriga oluliselt elektritootmisvõimsust. Soojus siis kasutatakse ära rohkem kui elektri tootmisel, et siin ei ole midagi uut võrreldes tavalise soojuselektrijaamaga. Muidugi väheneb elektrijaama elektritoodang, aga see on ainult 3–7 korda vähem võrreldes siis küttesüsteemi antud soojusega. Ehk me saame palju suurema koguse soojust anda küttesüsteemi, kui me saaksime elektrina kätte. Nii et koostootmine ikka nagu tavaliselt on selline keskkonnasõbralikum ja me kasutame rohkem energiat ära. Siis soojust transporditakse tarbijatele ikka torujuhtme kaudu, on võimalik ka kasutada ka veetransporti, ma ei tea, kas seda reaalselt on kasutatud, aga rootslased olevat teinud arvutusi, et Stockholmi kütte lähedal asuvast Forsmarki tuumajaamast oleks täiesti ära tasunud.
Nii, ja üldiselt rakendamise otstarbekus siis sõltub sellest, kui kaugel me oleme tarbijatest ja kui suured on need tarbimiskogused. Nii, ajaloos ka veidi ja fakte. Suurim kasutaja on Venemaa, et 2005. aastal oli nende tuumajaamade poolt väljastatud soojuse kasutamine kaugkütteks 3,17 teravatt-tundi, nii et päris palju. Nad on ka kõige suuremad tootjad, kaugkütte soojuse tootjad. Lisaks on veel kasutusel kaugkütte tuumajaamast Ukrainas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Bulgaarias ja isegi Šveitsis, Breslau tuumajaamas. Rootsis oli ka ajalooliselt, siin on pilt isegi Ogesta tuumareaktor, Farsta ees, oli Stockholmi eeslinnas, töötas. Elektrilist andis 12 megavatti, aga enamus eesmärk oli ikkagi lähedal asuvat asumit kütta, et soojust 80 megavatti. Töötas 1964–74, aeglustiks raske vesi, kütuseks looduslik uraan. Ja miks ta kinni pandi? Seal olid mõned tehnilised jamad. Ja lisaks oli see ka, et see on enne naftakriisi ehk nafta oli väga odav ja ei olnud see tuuma kütmine siis konkurentsivõimeline. Meie uurisime ka siis, kuidas siis Eestis oleks seda kütta tuumareaktoriga ja et saada mingeid konkreetseid numbreid arvutusteks, siis võtsime ühe kõige kaugemal oma arendusjärgus oleva tuumareaktori ehk General Electricu PVRX 300 reaktori. Ja sellel juhul oleks, see on GVB reaktor, et soojusvahetit turbiini ja reaktori vahel ei ole, ehk siis aur reaktorist, mis on veidi radioaktiivne, läheb turbiini ja siis turbiini vaheltvõtust võetakse aur soojusvahetisse, kus on vahekontuur ja alles peale seda vahekontuuri läheb vesi kaugküttevõrku. Ja see vahekontuur ongi just sellepärast, et mingil hetkel, ajahetkel ei satuks see radioaktiivne vesi kaugküttetoru juhtmesse. Kuigi see ei oleks ka probleem, sellepärast, et turbiini jõuab isotoop, mis ta siis oli, lämmastik 16, et see lämmastik on selline, et tema poolest sekundid, nii et sellel ajal, kui see vesi jõuaks tarbija juurde, on see radioaktiivsus sealt ammu ära läinud. Soomlased kaalusid kunagi Loviisa tuumajaamas toodetud soojuse kasutamist ka Helsingi kütteks, aga see jäi pooleli sellepärast, et Helsingi küttefirma Helen kuulub Helsingi linnavalitsusele ja et oleks küll ära tasunud, aga siis Helsingi linnavalitsus oleks pidanud oma kaugküttejaamad maha kandma ja majanduslikult nad leidsid, et see ei ole mõttekas. Arendamisel on ka spetsiaalselt kaugkütteks mõeldud reaktorid. Ja me tegime siin siis uuringu kütteks ja me jõudsime järeldusele sellele, et Eesti oludes on ka tuumajaamas toodetava soojuse hind konkurentsivõimeline enamikel juhtudel. Nagu sai mainitud, toodetav soojus on turvaline tarbijale ja ümbritsevale keskkonnale ehk mingit radioaktiivset asja jaamast välja ei pääse ja see vesi, mis jõuab tarbijale, on täitsa tavaline vesi. Ta on jah, veidikse keemiliselt ära töödatud, et toorest vetsa kaugküttevõrku ju ei pane. Ja kui 1 gigavatt-tund kaugkütte soojust toota maagaasist või siis tuumareaktoris, siis maagaasiga tekib 200 tonni CO2, aga tuumareaktorite puhul ei teki. Nii, kaugkütte Eestis. Et nagu sai mainitud, uurisime neid võimalusi. Et mida me siis lähtekohaks võtsime, oli see, et kui me hakkasime rääkima, et me tahame tuumareaktorit ehitada, siis Viru-Nigula vallavalitsus pakkus meile Kunda külje alla maad, et tulge ehitage siia. Ja siis oma arvutustes me lähtusimegi sellest, et see oli esialgu esimene krunt, mis meil nagu teada oli selle uurimise alguses, et kes on siis lähedal, kes võiksid potentsiaalselt seda küttesoojust tarbida. No muidugi Kunda linn,
ja teiseks, ega Rakveregi kauge ei ole. Mingi torustiku pikkus võib-olla tuleb paarkümmend kilomeetrit. Ja need olidki piirkonnad, mida me vaatasime. Ja kui võtta siis Konkurentsiameti poolt kooskõlatud soojuse piirhinnad, siis Kundas on see 62 euri megavatt-tund, Rakveres 65, ehk nende hindadega oleme me täitsa konkurentsivõimelised, et teiste sõnadega kohalikud elanikud saavad odavama toasooja ja meie firma saaks ka kasumi. Nii et sooja tootmine tasub ära. Mahud just väga suured ei ole, kui võrrelda siin Eesti suuremaid linnusi või suuremat linna Tallinn, et Kundas 14,8 gigavatt-tundi aastas ja Rakveres 42 gigavatt-tundi aastas. Siin küsiti, et mõne suurema linna ligidal, et Tallinn oleks selline suur linn, kus saaks kütta, aga Tallinna häda on see, et siin ligidal ei ole eriti selliseid häid kohti, kuhu seda reaktorit ehitada, et oleks hea, kui oleks elektrivõrgud ligidal ja muidugi meri ligidal, aga mere äär on kõik siin Tallinna ümbruses täis ehitatud ja siis on ka kaitsealad, nii et see on väga keeruline, kui mitte võimatu. Nii, Eesti siis andmed ka üldiselt on 230 kaugkütte piirkonda ja soojus on päris suur, aga neid väga paljusid piirkondasi saaks kütta ka väikeste reaktoritega, millest ma räägin veidi loengu lõpus. Nii, teine asi, mida me vaatasime, on tööstusaur. Et tööstuses, kui on vaja siis üle 100-kraadiseid temperatuure, siis tähtsaks muutub auru kasutamine. Ja auru väga kaugele just ei transpordi, nii kaugele kui soojavett on auru keeruline transportida, aga moodsate torude kasutamise korral võib ikka mitmeid ja mitmeid kilomeetreid seda auru transportida päris väikeste kadudega. Et vaatasime siin erinevaid tehnoloogiaid, mida maailmas pakutakse, et silma hakkas ühe Saksa firma tehnoloogia, kus on ka 2 toru ja torude vahel on 2 terast toru ja torude vahel hoitakse vaakumit. Et see päris väiksed kaod, soojuskaod ja seda on kasutuses üle maailma paljudes kohtades. Sarnaselt siis kaugküttele võetakse energiat siis auruna turbiini vaheltvõttudest, suunatakse jälle soojusvahetitesse ja siis värske aur alles nendes soojusvahetites siis suunatakse tarbijale. Väheneb järjekordselt elektri tootmine, aga energiakasutus on jälle suurem. Ja kui me Kundat vaatame, siis kes oleks seal suured tarbijad? Et põhiline suur tarbija oleks Estonian Cell. Et ta on Eesti suurimaid maagaasi tarbijaid, et suure osa sellest maagaasi tarbimisest saaks tegelikult asendada tuumaelektrijaamast tuleva soojusega. Nii et see oli meie arvutuste lähtekoht ja järjekordselt auru hind on konkurentsivõimeline maagaasist, biokütusest toodetud auru hinnaga. Nii et täitsa tasub seda kaaluda. Ja lisaks alati Kundas on seda tootmismaad seal vaba pinda kõvasti juures, et kui arvatavasti tuleb uudis, et me hakkame seal ehitama või arendama, siis vast tuleb neid tööstuseid juurde, kes tahavad sealt odavamat auru saada. Nii, ja tuleviku tuumajaamades ongi see, et kõik need arendajad, eriti just 4. põlvkonna puhul räägivad sellest, et elektrijaam, see ei ole ainult elektri tootmine. Et sealt saab elektrit toota, aga lisaks igasugust protsessisoojust, vesiniku tootmine, vee magestamine, igasugune keemiatööstus, siis kui me lähme kõrgemate temperatuuridega reaktorite juurde, kus me saame välja soojuskandja, mis on 600, üle 600 kraadi isegi, siis seda on lihtne sulasoolas akumuleerida ja sisuliselt me saame jaama panna tööle tipujaamana. Et see on siis terrestrial energy nägemus sellest.
Lisaks on meil võimalus selline, et väga paljud firmad arendavad väga väikese võimsusega tuumareaktoreid, millel võimsus algab sealt megavatist, mõndal isegi väiksemast kuni mõnekümne megavatini. Ja sinna on võimalus juurde panna väike auruturbiin, kui soovitakse ainult soojust toota. Neid ehitatakse maa alla ja sisuliselt nad tuuakse kohale, maetakse sinna maha, ühendatakse torud ära, siis kas pannakse turbiin või miski asi juurde, hooldust reaktor ise ei vaja, turbiini hooldus, nii palju pumbad, värgid, neid tuleb seal veidi hooldada. Ja ühe kütuse laadimisega töötavad nad järjest isegi 20 aastat. Üks, kes Ameerika Ühendriikides seda arendab, on Ultrasafe Nuclear Corporation, see on 15 megavatine soojusvõimsusega. Ja nemad nägemus on see, et kui sul kuskil on mingi kaevandus või tööstusasula kuskil pärapõrgus, siis nemad lihtsalt toovad selle reaktorid kohale, reaktoris on kütus sees, kui ta tuuakse, maetakse sinna maa alla maha ja siis ta töötab. Ta töötab oma 20 aastat ära, siis võetakse see reaktor välja, viiakse tehasesse, töödeldakse ümber, tuuakse uus reaktor asemele ja asi käib. Ja neid reaktoreid võib siia mitmeid kõrvuti tööle panna. Sa saad soojust, sa saad elektrit. Ja teine huvitav projekt on Aurora reaktor, mida valmistab Oklo. See kasutab teistes reaktorites juba läbi käinud kütust. Võimsus on 1,5 megavatti elektrit. Siin on selline, kuidas nad kutsuvad seda powerhouse'iks või selliseks, siin sisuliselt siia alla on maetud see reaktor, liikuvaid osasi pumpasi ei ole, soojustorudega tuuakse see soojus sinna reaktorist välja ja siis ise tead, mis sinna taha ühendad. Kas sa ühendad sinna mingi turbiini või siis lihtsalt ainult kütad. Ja nende motivatsioon seda kasutada tekkis sellest, et nad vaatasid, siin on ka näha sellised põhjamaised männid ja kaljud, et Ameerika Ühendriikides Alaskas on väga palju mikrovõrke, sadu mikrovõrke, linnakesed kuskil kaevanduste ääres, kuskil pärapõrgus, kus diislitega toodetakse elektrit ja elektri hind on väga kallis, et seal on nad igal juhul konkurentsivõimeline ja teine asi, mis nad vaatasid, olid igasugused väikesaared kuskil Vaikses ookeanis või Atlandil, kus suuri võimsusi ei ole vaja. See on samamoodi paarkümmend aastat või mõnikümmend aastat täiesti ilma hoolduseta, ilma operaatorita, ilma millegita ta töötab. Et seda sealt maalt kätte saada on raske tehnikat. Sisuliselt, kui sa oled kuskil pärapõrgus, siis sul seda raske tehnikat on sinna väga raske kohale viia, nii et oht sellega, et keegi seal mingeid lollusi hakkab tegema, on ka suht väike. Ja sellega siis loodetakse kõvasti hoida raha kokku nendele inimestele, kes seal elavad. Nii. Aga hea küll, mina lõpetaksin oma ettekande ja nüüd siis ootaks küsimusi. Nii, paneme ette. Nii. Niimoodi, kus siin need küsimused nüüd on, et jah, et näiteks see viimane reaktor oli selline, et see ei vaja mingit avariijahutust, isegi elektrit ega midagi, et 12 tundi peale reaktori seiskamist on võimsus nii suur, kui nagu sul oleks muruniit ja töötaks, soojuseraldus, nii et see on väikesed ohutuse ja milleks need väikesed just head ongi ja miks nad teevad nii ohutuks, et see ohutustsoon väike ongi see, et väike võimsus, vähe kütust, ehk siis seda jääksoojust või see lagunemissoojus, mis peale reaktori seiskamist eraldub, seda on nii vähe, et saab kasutada igasugust looduslikke jahutusmeetodeid, vaba konvektsiooni, gravitatsiooni, vee aurustumine, selline värk. Nii, aga küsige veel. Nii.
et kas Narva linn, jah, Narva linn on selline huvitav asi, et Narva linna suureks puuduseks on see, et seal on naaber Venemaa, kes kontrollib neid samu neid lüüse, mis siis sealt peaksid seda kondensaatori jahutusvett sealt elektrijaama suunama, et kui sinna ehitada, siis probleem ongi selles, et kas leiame investoreid ja kui mõttekas see oleks, et see on see küsimus, et see on ikkagi sellised poliitilised küsimused, miks sinna mitte ehitada. Teine võimalus oleks muidugi sinna mere äärde, aga mere ääres on teine probleem, et kui Narva jões nii kohe kui ära lõpeb, siis hakkavad kaitsealad pihta, et sinna ei ole nagu erilist kuhugi ehitada. Et Eestis ma arvan, et kui kuhugi kaitsealal hakata sellist asja ehitama, siis see oleks täielik mõttetus või enesetapp, et sellega ei oleks keegi nõus. Aga jah, see asukoha probleem ongi see, et kui sa võtta, et siis oleks vaja sügavat merd ligidal või sellist jahutusvee anumat, muidu peab selle jahutustornidega tegema, mis teeb kasuteguri viletsaks, hinna kallimaks, siis sobib ainult Põhja-Eesti rannik ja kui sa lähed mööda Põhja-Eesti rannikut, võtke Maa-ameti see portaalis see kaart oli lahti ja pange sinna kaitsealad, siis ongi tihe inimasustus või kaitsealad peaaegu kogu Põhja-Eesti. Kalev, sa räägid või? Ja, et ma kommenteerin asukoha küsimusi, kahtlemata alati väga põnev teema, et kus ja kuhu ja kes ja kuidas. Et jah, oleme Paldiskit vaadelnud, kuid siin on nüüd nagu küsimus Eleringile või vaadata nagu elektrisüsteemi planeerimisele. Et kui me teame, et on vähemalt 4 projekti, mis tahavad arendada meretuuleparke, kas siis Hiiu madalatel, Saaremaal või Liivi lahes, siis kõik see võimsus tahab ligipääsu kas siis Sindi Harku liini või siis otse Harku või Sindi või Kilingi-Nõmme alajaamadesse, mis tõttu muude võimsuste planeerimine lääne poole Tallinnat tegid juba otsese konkurentsi situatsiooni. Et me seda ei soovi, mis tõttu tekib objektiivne põhjendus vaadata ida poole Tallinnat. Pluss on Paldiskis mitmed muud väljakutsed. Nii, kallid kolleegid, küsige veel. Me oleme siin, et vastata. Läti-Eesti piiriga on sama küsimus. Et sinna ju teadupoolest Läti-Eesti ühist meretuuleparki mõeldakse selle peale, jõudu mõtlejatele, et kuid väljakutse kahtlemata saab olema see, et mitu gigavatti on võimalik liita võimsust ühte liini, mille läbilaskevõime on 1200 kuni 1600 gigavatti. Sellele küsimusele mina vastust ei tea. Et on väga vägevaid planeerijaid, kellele kindlasti soovin jõudu. Võimsusega kohti.
täna, küsimus on see, et tuleb ühendada kohta, kus on 330 kV liinid ja ilmselgelt Narvas täna mitmed liinid lähtuvad. Ja me oleme Eleringi käest asjakohased eeluuringut mitme asukoha kohta, erinevate võimsuste kohta tellinud ja need vastused saanud. Ja see kõik indikeeribki, et asjakohane vaadata ida poole Tallinnast. Ma ei ütleks, kas Ida-Virumaa või Lääne-Virumaa, aga ida poole Tallinnast. Ja arvestades asjaolu, mida Allan ütles, et Tallinnast lähiümbruse mereäär on väga väärtuslik kinnisvara ja paljud inimesed on valinud selle endale kodukohaks või suvilakohaks. Ja siis jõuame Lahemaa rahvuspargini. Et need asjaolud osutavad, et Lahemaast lääne suunas ja Lahemaa ise kindlasti asukohaks ei sobi. Nii et see jätab valikuid ikkagi võrdlemisi vähe ja kogu Ida-Viru pankrannik praktiliselt 80% ulatuses on maastikukaitsealad. Tõepoolest, mis tulevikus, kui meil on selleks võimekus ja kui on Väo ja siis ka Iru koostootmisjaamad on enda tootmisressursi ammendanud. Teadupoolest ju ka kõik põletuselektrijaamade tööiga on limiteeritud. Et kui meil tekib vastav võimekus ja pädevus, siis tulevikus mõnda seda tehnoloogiat, mida Allan tutvustas, on põhjust kaaluda, et saavutada süsinikneutraalne soojusenergia tootmine keskkütte tarbeks. Aga see kümnend ei ole see kümnend, järgmine kümnend. Et tselluloosi küsimus ja eriplaneeringu, küsimus kahtlemata on väljakutse. Kuid fundamentaalselt Eesti iseseisvus ongi väga eriline ja ei ole saavutatud kergesti. Et samuti on ebatõenäoline, et tõsiste asjade tegemine, ka Rail Baltic ei tule kergesti, ei ole tulnud paljud muud suured asjad nagu kergesti, et kahtlemata see on väljakutse. Et vead on tihti suurepärane võimalus, millest õppida. Et minu vaates Leedu tuumaenergia arenduses tehti jämedaid vigu, mida Eestis kindlasti tuleb vältida. Samuti minu arusaamise järgi S4 arendamises tehti mitmeid vigu, mida tuleb vältida. Ja ma usun, et ka riigi poolelt on teatud õppetunde omandatud. Erinevus tselluloosi tootmise puhul, kus kahtlemata riiklik loogika on see, et lisandväärtust toota riigis, Eesti toormest. Kui me ei tooda Eesti puidust maksimaalset lisandväärtust, siis ei lähe midagi katki. Jah, me jääme mõne võrra vaesemaks võrreldes sellega, kui me toodaksime seda toodet, mida toodetakse muidu Soomes, aga midagi ei ole katki. Elektrienergia varustusega ilmselgelt teades, et me tarbime selle elektroni sel momendil, kui ta sisuliselt toodetakse, siis kui tekivad varustuskindlusprobleemid, siis need on pikaajalise iseloomuga. Et ma usun, et sellest tundub ka nagu küsitluste järgi, et paljud inimesed saavad aru. Nii et
aga üks väga oluline õppetund S4 protsessist on see, et ja vaadates ka minu koduvalla Lääne-Nigula otsust Eesti Energia Enefit Greeni Risti tuulepargi arendamisest, kui ei esitata kohalikule kogukonnale selget väärtuspakkumist, siis on ilmne, et kohalikul kogukonnal tekivad väga põhjendatud küsimused, miks me peame selle poolt olema. Nii et kindlasti tuleb, meie õppetund on see, et tuleb esitada reaalne väärtuspakkumine ja seda me oleme ka teinud. Aga võib-olla on juba, võib-olla aitab. Et kordan, et 9. veebruaril on meie aastakonverents, kus me tutvustame analüüse. Ilmselt sellel saab olema stream samuti ja võid liituda Fermi Energia kodulehe või Facebooki lehe jälgijatega. Et eile meil oli väga huvitav seminar tuumaenergia rahastamisest, küsimus vesiniku tootmisest. Et meil on tulemas Arenguseire Keskuse vesinikupäev, kus ma osalen ja siis ma osalen meie hea partneri G-Hitachi vesiniku tehnoloogia päeval ka. Et ma väga soovitan lugeda Bloomberg New Finance juhtivtoimetaja või juhi Michael Liebreichi 2 artiklit vesiniku tootmisest ühelt poolt ja teiselt poolt vesiniku nõudlusest. Et see ei ole, et vesinikust on kujunenud nagu suur emotsioon, on ju, väga paljud inimesed tahavad vesinikust rääkida, aga kahjuks pädevustase on nagu nõrk. Et vesinik on kahtlemata reaalne toode, mida rakendatakse täna Euroopas tööstuslikult või valdavate ammooniumi näol selleks, et saada siis lämmastikväetist. Et meie näeme nagu reaalselt turu nõudlust selle näol, et transpordikütustes on minu hinnangul puhta vesiniku tsükli energiaefektiivsus madal ja tema käitlemine keeruline ja ohtlik. Et mitte ohtlik ilmtingimata, aga seotud väljakutsetega. Et jälle omaette teema, palju inimesed, kes on väga entusiastlikud ja kirglikud vesiniku sõbrad, et jõudu kõigile selle tehnoloogia arendamisel, aga mis fundamentaalse tähtsusega on see, et vesinik on energiakandja, mitte energiaallikas. Selleks, et vesinikku toota, on vaja energiasisendit ja põhimõtteliselt, kui elektrolüüsida, siis tuumaenergiast otseliiniga toodetud elektrienergia on konkurentsivõimeline, mitte subsideeritud juhitamatu tootmisvõimsusega. Aga jälle vesinik on omaette pikk ja selline põnev temaatika, et praegu nagu rohkem ei süübiks, aga kahtlemata omab teatavat tuleviku rolli. Aga aitäh! Suured tänud ka minu poolt ja kena õhtut. Kena õhtut.